Nii, tere, mulle tundub, et ma vist sain lõpuks laivi tulla. Et sa võid mulle siia märku anda, kas sa näed mind? Et väga huvitav ja põnev on see virtuaalne maailm ja eriti veel sellepärast, et minu tänane teema, mille ma ette valmistasin, oli nähtavaks tulemise takistused. Et sa võidki mulle siia öelda tere ja kas sa mind näed ja kuuled kenasti. Ja nagu näha, siis on ka minul endal praegu väga palju olnud kuidagi takistusi, et siin täna nähtavale tulla. Nii, aga ma siis alustan praegu sellega, et nimelt mul oli täna läbi viia grupi coaching ja seal me rääkisimegi nähtavale tulemise takistustest ning nende hirmudest ja üllatus enda laivi ajal, mis pidi kell 2 toimuma, siis saingi just nimelt otsese takistuse. Et aitäh sulle, Liina, et sa siia mulle märku annad, et näen järelikult, et mind on kuulda ja mind on näha. Et just, et see oli väga huvitav, et ma valisin teemaks takistused nähtavaks tulemisele ja mida ma sain päris korraliku takistuse ja mõtlesin juba, et jätangi täiesti ära ja juba tekkis nii-öelda see paanika, frustratsioon. Aga aitäh, Liina, et sa ütlesid ära, jäta ära, mine ikka. Ja mõtlesin, hea küll, ma proovin veel ühe korra, tegin kõik restardid enda masinatele, hüppasin ise mööda tuba natuke ringi, raputasin, et see tunne saaks lahustuda, aga siin ma olen. Ja aitäh, kes te jõudsite ära oodata, kes te nüüd siia tulete või kes te ka järgi vaatate. Nüüd, kuna siin grupis on ka ettevõtjaid, siis sellega seoses mõtlesingi, et ma toon sellesama teema, mis oli täna mul grupi coaching'u sessioonis, tuua ka siia, et sa võidki anda kommentaarides märku, kas sina oled ettevõtja, kas sa pakud teenust, kas sul on füüsilised tooted ja sa võid ka teada anda, kas sa oled enda arvates piisavalt nähtaval. Ja ma seni natukene siis laiendan seda teemat, et millised on need peamised hirmud ja millised on need peamised takistused, miks ei tulda nähtavale või miks ei püsita pildis. See on ka minu enda teema hetkel, et tulla rohkem nähtavale ja et siis sina saaksid teada, kes ma siis selline tegelikult olen. Nüüd üks peamisi takistusi või hirme, miks ei tulda nähtavale, on näiteks enesekindluse puudumine. Ja muidugi üks tuntud fraasidest, mida küll teised arvavad. Ehk siis enesekindlus on arendatav ja kõige paremini see siis areneb, kui me tegutseme. Ehk siis minu enda live siin praegu on üks nendest näidetest, et lihtsalt tuleb hakata tegutsema ja läbi selle tegutsemise teil tuleb siis ka enesekindlus. Ja sellega seoses mul kohe tuleb ka see meelde, mida ma soovin jagada, et mul oli eelmisel nädalal enda mentoriga kõne, kellele ma siis jagasin, et nüüd needsamad laivid, mis siin on, mida sa täna vaatamas oled, on ka YouTube'i kanalil, kuhu sa võid panna, mille sa leiad ülesse, kui sa paned Kristina Reinberg ja võid sinna panna ka subscribe. Aga mis see minust tekitas? Appikene, kas ma nii nähtavaks muutungi? Kas ma lähengi nii avalikuks? Äkki ma võiks jätta need laivid ikkagi Facebooki gruppi? Et just seesama enesekindluse puudumine sellises kohas kerkis väga tugevalt ülesse, aga mis seda aitab nii-öelda lahustada, mis aitab saada enesekindlust juurde,
ongi tegutsemine ehk siis kõik need laivid lähevad ikkagi YouTube'i ülesse ja saan sellega enesekindlust juurde. Nüüd teine hirm, miks ei juleta olla rohkem avalikult, on hirm saada eisid ehk siis olla tagasi lükatud. Et kinnisvaramaaklerina õppides muutusid need eid mänguliseks. Ja kuidas siis teha need eid mänguliseks, on nimelt see, et esiteks teadvustada, et iga ei, mis sa saad, on üks sammuke lähemal jaale. Ehk siis pane kirja kõik need eid, mis sa saad, kui sa enda teenust pakud ja vaata, mitu eid sul läheb vaja, et saada kätte see üks ja. Ja see kindlasti ajas muutub, sest kui sina ise arened, siis ka neid eisid jääb iga korraga vähemaks. Seega muuda ka need eid mänguliseks. Ja lisaks soovitan ka igat eid, kui sa teed pakkumisi, kui sa tood ennast rohkem nähtavale, siis analüüsi neid, mis sa saad teha järgmine kord paremini. Ja täpselt seda teen ka ise, et iga ei, mis saan, siis mõtlen läbi, et mis ma tegin ja kuidas ma saan järgmine kord seda siis paremini teha. Siis kolmas hirm, miks ei juleta ettevõtjana tihti tulla ka nähtavale, on see, et ei olda enda nišis päris kindel. Et see on siis eriti just, ma mõtlen teenusepakkujana, et kui ei olda enda nišis kindel ja siis jääb ka nähtavale tulemata. Kuidas nüüd sellest takistusest üle saada? See niš jõuab sinuni ise. Et kui sa oled teenusepakkuja, siis ja see on, ütleme nii, et nišipõhine teenusepakkumine, siis see niš jõuab sinuni. See on kõik katsetamine, täpselt nagu ka turundus, et tuleb katsetada, mängida ja siis see jõuab sinuni. Nüüd 4. takistus, mis võib olla, ma ei ütle, et kõik on, vaid mis võib olla, on see, et tasakaalu leidmine töö tegemise ja enda nähtavaks tulemise vahel. Et tihti pannakse rõhk sellele, et saaks enda tööd tehtud ja vähem pannakse rõhk sellele, et aga ma peaksin olema nähtaval. Seega mõtle ka selle peale, et millal on see hetk, kui sa teed tööasju nii-öelda ja millal on see hetk, kus sa teed ennast nähtavaks. Ja kõik need, kui me räägime sotsiaalmeedias nähtavale tulemisest, siis tihti saab ka enamus asjad ette ajastada. Seega on suurepärane, kui sa võtad endale kas siis iga päev mingi aja või sa võtad nädalas mingi aja või sa võtad siis kuus mingi aja, kus sa saad tegeleda just nimelt nende küsimustega, kuidas ennast nähtavaks teha. Ja sa saad sotsiaalmeedias väga palju asju ka ette ajastada. Ja 5. punkt, mis ma välja tooksin, võib-olla on ka üks, mis kõige rohkem võib kõnetada, on perfektsionism. Ehk siis ja sellele siis järgnev ka edasi lükkamine. Et enne ma ei saa tulla nähtavale, kui mul on kõik täpselt teada, kui mul on postitused suurepärased, kui mu teenus on suurepärane, kui mu teadmised on suurepärased, et alles siis ma tulen nähtavale. Aga perfektne kelle jaoks? Kas sinu enda jaoks või sinu kliendi jaoks, kes ootab, et sa lõpuks ometi aitaksid teda enda teenuse või enda tootega? Ja kuidas ta teab, mis teenust või toodet sa pakud, kui sa oled vaikselt oma koopas ja seda maailmale ei tutvusta. Seega, mis ma ka soovitasin tänase enda siis grupi coachingu sessioonil oli, et ole korrektne, aga mitte perfektne. Et siis keegi ei taha näha pudru ja kapsast ja kirjavigu, et see oleks kenasti korrektselt vormistatud, aga perfektsus, see on midagi, mis on meie enda peas. Ehk siis tee täna hästi ja homme sa saad juba teha midagi veel paremini.
Vot sellised takistused siis võivadki olla, miks ei juleta tulla nähtavale ja tavaliselt käivad need kõik kombona, et ei ole nii, et mul on ainult üks või ainult teine, et tihti ongi nad kas siis koos, et ma kardan ei-d sellepärast, et äkki minu postitused või minu teenus ei ole veel perfektne ja issand jumal, mida küll teised arvavad, kui ma nüüd päriselt välja ja nähtavalt tulen. Anna mulle teada, kas mõni nendest takistustest on hoidnud sind tagasi, et nähtavale tulla ja mis sa oled teinud, et nendest läbi minna. Ja aitäh teile kõigile kannatlikkuse eest. Juba järgmine nädal ma väga loodan, et kõik läheb sujuvamalt, sest ma ei kavatse alla anda. Ma kavatsen siin iga neljapäev teie ees olla ja siis juba uue teemaga ja kindlasti ei ole selleks enam takistused, sest ma tahan uuesti sama asja kogeda. Aitäh teile, kes te siin olite. Aitäh, et te kaasa rääkisite. Ja nagu ma ütlesin, kui sa näed seda YouTube'i kanalil, siis pane subscribe. Aitäh sulle, armas. Tšau!